On aeg arvata ja arvamisest hoiduda. On aeg hinnanguid anda ja sellest hoiduda. On aeg seisukoht võtta ja on aeg vaikida. Eesti kirik on jõudnud Paidesse, Eestimaa südamesse. Oleme Arvamusfestivalil. See on juba 10. kord, kui Paides Arvamusfestival toimub ja sel korral on siin 19 erineva teemaga ala ja toimub 140 erinevat arutelu. Et kindlasti leiab igaüks endale huvitava teema. Meie oleme välja valinud 18. teemaala, mis on vaimne tervis ja me siirdume sinna, et uurida, kelle hing vajab hoidmist. Ma ei oska mõelda hingest kui millestki materiaalsest. Ma ei tea, kas armastus on materiaalne või spirituaalne või kas hing on materiaalne või spirituaalne. Materiaalne kindlasti mitte. Minu jaoks ma ei oska sellest niimoodi mõelda. Meie Eestis on hingehoid kristlikul alusel. See ei tähenda, et me eeldame, et iga inimene, kelle juurde me hingehoidjatena läheme, et ta on kristlane. Aga meie iseenda lähtepunkt on kristlik ja seesama, mille Sago rääkis, et ihu, hing ja vaim, et me vaatame inimest tervikuna ja eeldame ja teame seda nii pühakirjas, kui teame iseenda kogemusest, et iga inimese hinges on tegelikult see Jumal pannud igaviku. Kuidas keegi Jumalat nimetab? Inimene võib öelda, et teate, ma ei usu Jumalat, ma ei usu seda teie Jumalat, aga tal on mingi oma usk. Ja see, et me hingehoius, me lähtume sellest, et inimesel on vajadus, igatsus Jumala usu kõrgema mõtestatuse, tähenduse, elu, eksistentsi tähenduse järgi ja sellest tuumas, sellest nii-öelda see südamikus, kus see hing on, et see on meil nagu see teraviku tähelepanu. Me kõik vajame mingitel hetkedel tuge, me vajame toetust, me vajame kedagi, kellega nagu rääkida midagi, mis on meile olemuslikult väga oluline. Äsja on lõppenud vaimse tervise alal arutelu, kelle hing vajab hoidmist. Ja sellel arutelul oli üks arvaja, Kaitseväe peakaplan Ago Lilleorg, kes on tulnud meiega siia, et siis öelda veidike kokkuvõtvalt, et kelle hing siis vajab hoidmist. No meie küll täna siin sellel arutelul leidsime, et tegelikult vajab iga inimene, et tema hinge eest oleks hoolt kantud. Ja me leidsime ka seda, et selleks on nagu 2 erinevat võimalust. Üks on siis nii-öelda see eneseabi ja eneseregulatsioon, eks ole, ja oma elus selle tasakaalu leidmine. Ja teine pool on siis väline tugi ja abi, eks ole, siis konkreetselt ka hingehoidja näol näiteks. Või mõne usaldusväärse inimese näol. Näiteks ka üks arvaja täna siin ütles, et tegelikult me saame kõik üksteise hinge hoida. Me ei pea sugugi olema selleks professionaalid või eriliselt ettevalmistatud inimesed, vaid et lihtsalt hool ja tähelepanu kaas inimese suhtes, ligimesse suhtes võib juba väga suure mõju avaldada ja suure töö ära teha. Aga täna siin ka olles Kaitseväe peakaplanina ma kindlasti leian, et hingehoid kui niisugune on midagi sellist, mis on palju universaalsem, kui me võib-olla kirikutes tavaliselt oleme seda kippunud mõtlema. Et hingehoid on tegelikult ka üks missionitööriist, mille kaudu me võime teenida seda ühiskonda, teenida neid inimesi, kes on meie ümber ja kes võib-olla ka usuliselt ei ole ennast päris määratlenud, aga ometigi sellegi poolest vajavad seda hoolt, vajavad seda tähelepanu ja armastust ja miks mitte selle kaudu ka mõelda, et me võime täita nõnda Kristuse missionikäsku. Suur tänu ja küsin ka, kas Arvamusfestival kuulub teie suveplaanide hulka või olete siin ainult siis, kui kutsutakse spetsiaalselt? Pigem ma olen ikkagi siin hetkel läbisõidul. Elu on nii tihe ja mitmed teised ametikohustused ja muud võetud ülesanded ja vastutused nõuavad oma. Nii et praegult jah, kahjuks ei ole võimalik siin rohkem olla, aga
kindlasti jälgin nii uudistes kui ka meedia vahendusel sellest, mida siin räägitakse ja selles mõttes ei välista üldse, et siit mõned podcastid hiljem saavad veel nii-öelda järgi kuulatud. Olen palunud vestlema Sotsiaalministeeriumi nõunik peakaplani Katri Aaslav-Tepandi ja küsin pärast lõppenud arutelu, et kelle hing siis vajab hoidmist? Nii nagu täna üks kuulaja ütles, et meie kõigi hing vajab hoidmist ja see ongi universaalne vastus ja nii ta ju ongi. Aga muidugi on eraldi ju kriisiolukorrad ja eraldi eluraskused ja kannatused, kus inimene tõesti vajab võib-olla mitte ainult hingehoidu, vaid vajab ka niisugust tugevat tuge, mitte ainult hingehoius, vaid ka oma perelt, kogukonnalt. Kui me mõtleme tänast Ukraina sõda, siis see kõik, mida me täna näeme, kui me pakume tuge nendele 50 000 sõjapõgenikule, et see nüüd tuleb nii teravalt välja, inimesed vajadused, et nad hingehoid üksi ei ole see, mis inimest nagu aitab edasi elada või jõustab. Et kogu see, mis on inimese peretugi, kogukonna tugi, riigi tugi, et see on nagu ühistöö, et see hingehoid on jah seal keskel, mis räägib inimese tuumas, selle inimese eksistentsiaalsete vajadustega, igatsusega, jumalaga inimeses. Aga et ilma selleta, et ta saaks magada välja ennast, tal oleks toit, tal oleks töö, tal oleks peresuhted korras, ilma selleta see hingehoid üksi ka jääb abituks. Et hingehoid ja diakoonia siis koos? Seda enam räägib see 21. sajand meile seda, et diakoonia töö hingehoiuga koos on see, mis tegelikult inimest tõesti nagu toetab toime tulema elukriisides. On see siis isikliku elukriisid või kogu riigi kriis? Ma küsin ka seda, et siin oli juttu, et igaüks saab ise ennast aidata, et lähedased saavad aidata, pere saab aidata. Aga mis on see abi, kui sul ei ole seda lähedast, kui sul ei ole pere? Kas enam või veel või praegu? Siis tulebki küsimuse alla see, mida inimene ise, mida ta ise endas kannab. Mis on tema isiklikud elu jõuallikad. Ja võib-olla siis küll täna me sellest ei rääkinud, aga me tegelikult ju kogu elu valmistume ette ju kriisiks. Mis on see kõige suurem kriis, on elust lahkumine. Et see memento mori, et ikkagi peame kogu aeg seda silmas seda, et kui täna saame olla tänulikud, et meil on olemas peavari, meil on olemas oma lähedased, meil on olemas kõik see, mis see elu kui rõõmu toob ja teeb. Et mis on see jõud, mis meid aitab siis, või kes on see, mis meid aitab siis, kui kõik need toed, nii-öelda need välised toed ära lähevad ja me jõuamegi siis inimese tema enda tuuma juurde, millest ta usub, millise tähendused oma elule, oma eluloole, oma kogemusele annab, saab anda, suudab anda. Et see inimese enda suurus, hinge jõu suurus, lõpuks annab ka selle jõu tulla ka siis välja sellest, me ei ole kaitstud üksinduse eest, me ei ole kaitstud kannatuse eest, kriiside eest, ma ei saa öelda, et me oleme nagu tuuleke väljal, aga me oleme tõesti selles mõttes ju, mõnes mõttes ju elu pillutada. Eriti kui me vaatame seda koroonapandeemia, eks ole, kriisi, kui vaatame seda Ukraina sõjakriisi, mis on meie õuel, 50 000 põgenikku meie Eesti riigis, me peame ju neid suutma aidata, oskama aidata, et me ise toime tuleksime selle kõige juures, ise ennast aidata selle juures. Et mõnes mõttes on see eneseabi oskus ja enese laadimise oskus, et me Kaitseliit ju kutsus üles varuma ju soola, suhkur, kõik. Aga samamoodi me peame varuma omal üles ehitama ka oma hinge nii-öelda selle tuuma. Et julgelt vastu minna elu raskustele. Ja, et küsin ka seda, et milline tähtsus on sinu enda jaoks arvamustel,
et kui suur osatähtsus siis on sellisel liigil? Lõpuks on ju kõik arvamus ja kui keegi ütleb midagi, et see on tõenduspõhimine või see on teaduslik, siis vaatame, kui see on vanu akadeemiaid, mul on terve kapi täis all neid vanu akadeemiaid. Sa vaatad, mis on 98. aastal teaduslikult avastatud, tõendatud. Tänaseks on see üks arvamus tuhandete teiste arvamuste seas. Et see kuidagi arvamus vabastab meid lõpliku tõe koormast, et see, mis ma täna ütlen, et see on viimane tõde ja kõige tõesem tõde. Arvamus on tore asi ja me peamegi arvama ja sealt kokku kujuneb midagi tõelaadset, tõele lähedast, mingid hoiakud, kogemused, väljamineku teed, lahenduse teed. Arvamuses võib olla ka selline ühisarvamuses võib sündida tõesti selline hea lahendus. Küsin ka, kas täna ootab ees veel mõni selline arutelu, kuhu sa lähed, mille vastu huvi tunned, et oled mingid valikud teinud, et päev ju jätkub? Ma tahan jääda siia vaimse tervise telki aga üks asi, kui ma tulen tagasi korraks selle küsimuse juurde, et mis siis teha, kui ei ole kõiki neid tugesid, ei ole hingehoidjat lähedal, ei ole lähedal pereliiget, ei ole lähedal kirikuõpetajat, ei ole lähedal psühholoogi, et mis siis inimest võiks siis aidata. Et kui ma mõtlen enese kohaselt ja oma vanemate peale, oma vanavanemate peale, siis ikkagi see, kui inimene on usalduses looja vastu, Jumala vastu, kuidas ta seda ka ei nimeta. Inimesel on väga erinev nimetus Jumala suhtes. Mõni ütleb, et ma ei usu Jumalat, ma ei usu seda teie Jumalat, ta on mingi oma usk. Et see usutunne, see usaldus, et me saame hakkama, ma tulen toime, mulle antakse täpselt see õppetund elus ja see ongi see, mis mind kasvatab. Et see usaldus on lõpuks see ikkagi Jumala vastu.